Tere tulemast, austatud linnavolikogu esimees, austatud linnapea, austatud teenete ja teenistusmärkide saajad ja kõik külalised. Tänasel taasiseseisvumispäeval toimub kontsert just nende väärikate linnakodanike auks, kes on silma paistnud oma panusega linna ellu, linna tegemistesse ja kõigesse, mis Keila linna hüvanguks on korda saadetud. Tänasel pidulikul päeval kõneleb teiega Keila linnapea härra Enno Fels. Lugupeetud kaaslinnased, head külalised, esmalt õnnitlen teid Eesti Vabariigi 29. taasiseseisvumise päeva puhul ja ikka tagantjärgi ka Keila linna 82. sünnipäeval, mis tõsi küll oli maikuus, kuid tol ajal need pidustused ja üritused lükkusid edasi ja augustis on neid siis tihedamini. Käesolev aasta kujuneski ootamatult keeruliseks. Tavapärane elurüpp pöörati kohati üsna segi, kuid ma loodan, et see kuri viirus muutub ükskord ajalooks ja sellest jäävad vaid õpetlikud mälestused. Ärevad ajad olid ka 30 aastat tagasi Eesti rahva taasiseseisvumise meelsuses ja püüdlustes. Võimu ebakindlus tolleaegses Nõukogude Liidus lõi soodsa pinnase, aktiivseid omariiklust toetavaid algatusi ja rühmitusi tekkis ridamisi. Vabaduse pisik Eestis levis kiiremini kui koroonaviirus. Juba 16. novembril 1988 võttis tolleaegne Eesti Ülemnõukogu vastu suveräänsusdeklaratsiooni, millega sätestati Eesti seaduste ülimuslikkus üleliiduliste seaduste suhtes. Nii oli esimest korda Nõukogude võimu tingimustes tõstatatud Eesti riikluse küsimus. 3. märtsil 1991 toimus referendum Eestis. Ligi 78% vastas jaatavalt küsimusele, kas teie tahate Eesti riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamist. Eesti omariikluse taastamise otsus Ülemnõukogu poolt tehti 20. augustil 1991. Seda oludes, kus Moskvas toimus vanameelsete riigipöörde katse ning sama päeva pärastlõunal saabusid Pihkva dessantväärlased Tallinna teletorni hõivama. Need olid otsustavad ja pöördelised päevad Eesti rahva jaoks, mille sündmusi me mäletame paljud veel ja teame ja millest meil enamusel on ka lugusid rääkida. Jah, aeg liigub kiiresti nii ajaloolises plaanis kui üksikisiku elus. Eesti Vabariik on jõudsalt kosunud, peame seda juba loomulikuks ning naudime vaba maailma hüvesid täiel rinnal. Kuid lisaks õigustele ei tohi me unustada ka kohustusi oma riigi hoidmisel ja edasiarendamisel. Väikeses Eestis on iga inimene ja tema roll väga tähtis, määrav. Kehtib vanasõna, kus viga näed laita, seal tule ja aita. Tark koos tegutsemine, lugupidav suhtumine partneritesse üksteisesse, lojaalsus oma riigile, vaid nii tuleme toime kiiresti arenevas maailmas ja vaid nii saame kindlustada oma riigi püsivuse. Saame olla jätkuvalt tõsiselt võetav partner nii Euroopas, kogu maailmas. Kunagine Prantsuse kuningas Louis XIV ütles, mida te kõik väga hästi teate, riik, see olen mina. Sellist hirmutavat mõtteviisi tunnetame vahel aktuaalsena tänapäevalgi riigijuhtide seas. Demokraatlikus riigis ütleb rahvas, riik, need oleme meie.
Meil endil on kõigil vabadus muuta oma elu paremaks ja seda võimalust ei tohi me käest anda. Nii ka kohalikes omavalitsustes, kogukondades, mis on ju kogu ühiskonna alusmüüriks. Viimase 30 iseseisvusastaga on meie Keila samuti palju muutunud, uuenenud. Vanu pilte sirvides ei tunne nii mõndagi kohta ära või tunneme seda raskustega. Keila linna arengukavas toodi välja Keila visioon. Rahulik, perekeskne, mõõdukalt suureneva kogukonnaga kodupaik, mis pakub turvalist ja tervislikke eluviise, toetavat rohelise väike linna elukeskkonda. Võib-olla kõlab veidi keeruliselt, sisult on nagu palju öeldud. Samas ei ole ta mitte muutunud uniseks Tallinna magalaks, nagu nii mõnigi kord on seda kardetud või öeldud. Ikka on ta kaasaja vaimus pikkade sammudega edasi rühkinud. Õdus elupaik, kus kõik vajalik on olemas või siis käejala juures. Ise harjume, Keila külastaja üllatud aina. Väiksemana paistev linn sisaldab uskumatult palju. Erinevad ettevõtted, kaubanduskeskused, kaasaegsed koolid ja lasteaiad, pargid ja spordiplatsid, ilusad elamurajoonid, mänguväljakud ja nii edasi. Keila inimesed panustavad tõesti palju oma kodupaiga arengusse. Täna anname järjekordselt üle tunnustusi, teenistusmärgid, teenetemärgid. Neid tublisi inimesi, aga tänu kellele Keila linn aina paremaks muutub, on palju. Suur aitäh teile kõigile. Teid kõiki märgatakse ühel või teisel moel, ühel või teisel ajal. Täna soovin aga teile rõõmsalt pidupäeva, ikka kordaminekuid tulevikuks. Tundke ennast hästi, olge terved, elagu Eesti, elagu Keila. Aitäh! Sõna saab tervituseks Keila Mikkali koguduse õpetaja Art-Mattias Burkhardt. Austatud härra linnapea, austatud härra linnavolikogu esimees, austatud aukandjad ja peagi aukandjad, kes saavad nüüd tunnistatud oma töö ja panuse eest. Ma loen teile tervituseks siin Keila kirikus 2500-aastased sõnad, ainult mõned sõnad, ärge kartke. See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede isand. See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede isand. Selle sõna võiks võtta tegelikult päeva motoks, sest mitte väe ega võimu on aidanud Eestit taas iseseisvuma lasta, et seda ime sai teoks, vaid see oli vaim. Vaim aitas seda teha, vabaduse igatsust, meelekindlust ja kindlasti ka Jumala vaim, kes toob meis ette kõik need asjad, mille järele me ka ise igatseme. Sellepärast on see üks tänupäev ja üks palvepäev, et Jumala vaim jääks meiega. Tänupäev siis nendele inimestele, kellele me täna täname. Tänupäev vabaduse eest, sest me peame mitte väga kaugele vaatama, kui me näeme ja siis me näeme, kuidas lugu oleks ka võimalik olnud jätkada. Ja siis ka minu väga isiklik tänu nendele, kes on meie Keila noortekeskusega, meie malevlased, kes on viimastel nädalatel siin väsimatult meie ilusat kirikuõue korda tehtud. Me leidsime mõned hauakohad, mis olid unustatud. Ja see oli üks väga tähtis ja väga hea panus, suur aitäh siis neile
ja meie koguduse vabatahtlikutele. Ma soovin meile kõigile õnnistatud taasiseseisvumispäeva. Aitäh! Me alustame Keila linna teenistusmärkide üleandmise tseremooniaga. Palume tulla siia linnapea, abilinnapea, et me saaksime kutsuda teenistusmärgid on siis linna statuudi järgi neile avaliku teenistuse töötajatele, kes on linnas tublisti tööd teinud ja ka ajaline see tööaeg on siis olnud kas 10 aastat või 20 aastat. 10 aastat on siis hõbemärk ja 20 aastat kuldmärk. Keila linna teenistusmärgi esimese järgu saajad on järgmised. Palume siia tulla Evelin Süvari-Hein. Teenistusmärgi esimese järgu saaja on Lea Mäeste. Mall Siniveer. Malle Alter. Pille Muraveiski. Piret Põldmäe. Järgmisena palume fotoaparaadi käest panna Valdur Vaht. Järgmisena palume helipuldist loobuda Kalle Kask. Teenin Keila linna. Keila linna teenistusmärgi teise järgu saajad on järgmised. Inge Angerjas.
Anneli Amur, Arvo Liivamägi, Kadri Ottis, Kadri Toom, Lembi Lenk, Liis Mäevälja, Maret Kasepalu, Oksana Orochko, Olga Sepp, Piret Teas, Tiia Laidinen, palume jääda siia meie ette Maret Lepiksaar. Nüüd on veel mõned Keila linna teenistusmärgi esimese järgu saajad, kes ei ole teatanud oma kohale tulekust, aga võib-olla nad on kohale tulnud, sellepärast ma nimetan nende nimed. Kaire Källo, Liilia Pulavintseva,
Pia Peterson. Ja Keila linna teenistusmärgi teise järgu saajad nimetan samuti need nimed, kes ei ole teatanud oma kohale tulekust, aga kui te olete kohal, siis palun tulge. Aare Lepiksaar, Ahti Noor, Allie Vernik. Ahti Noor on kohal, väga tore. Kas Allie Vernik on kohal? Ei ole. Ilmar Soomre, Ingrid Kivi, Jelena Prigodina, Kadri Lepping, Kaido Viisitam, Kristi Ööbik, Külli Kõrs, Liidia Liivik, Liidia Terlõš, Marget Laurimaa, Olev Baar, Raili Särev, Reet Jürlau, Signe Errit, Svetlana Žukova, need on kõik nimetatud teenetemärgi või teenistusmärgi esimese järgu ja teise järgu saajad. Teenetemärgid anname üle kontserdi esimesel vaheajal.